Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse kalad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 17–23 august. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis need kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No teie seisate siin valiku ees, kas oma raha kulutada ja asjaga peale hakata, kirjutada projekti, alustada uue asjaga või mitte. Aga hakkame algusest. Esimene on müntide 4. Müntide 4 on minu jaoks kitsimehe kaart. Ta istub oma raha hunniku otsas ja mõtleb. Tegelikult ei tahaks kulutada mitte midagi. Ta on nagu Tõnisson selles Tootsi telefilmis. Suves. Ei taha oma sajalisi tuulutada. Raha nagu on, välja käia ei taha. See ei ole ainult raha, see on ka oma aja ja energia investeerimine kusagile, millessegi. Kõrval on siin müntide 3. Müntide 3 ongi minu jaoks selline uue projekti kirjutamine, see on plaani tegemine. See on selline, et kui ühesõnaga mingisuguseks ettevõtmiseks ju seda raha vaja oleks kulutada ja oma aega, energiat. Nüüd tuleks see paberi peale panna, kõik need plussid ja miinused, arvutada välja, millal see ennast siis hakkab tasa teenima, kas sellel üldse mõtet on, võib-olla viib rohkem välja, kui sisse toob, kes seda tahab, kellele see mõeldud on. Kõik need asjad võikski tegelikult kirja panna. Ja siis oleks asi selge. Edasi tuleb Hermiti kaart. Hermiti kaart ongi väga hea selle jaoks, et mõelda. Need on täpselt see müntide 3. Minu jaoks on see, et inimene istub maha, paneb paberi peale kirja või siis teeb arvutis mingisuguse kalkulatsiooni. Ja Hermiti kaart on see, mis lahenduse toob, kus selgub tõde. Hermiti kaart on minu jaoks tähendab seda, et inimene mõtleb oma probleemile, mis iganes tal on vaja mõelda, istub rahulikult, mõtleb ja siis see vastus tuleb. See on nagu lamp hakkab peas põlema. Et see on nagu selles mõttes väga-väga tore kaart. Et lahendus on olemas, see lihtsalt tuleb teie pähe ise. Edasi tuleb müntide kuningas. No müntide kuningas sobib siia väga hästi, sest temal on eelarve paigas. Tema emotsiooni ost ei tee. Tema mõtlebki ennem asjad läbi. Vot täpselt see sama kalkulatsioon, mis tuleb ära teha. See on temal see leivanumber. Kalkulatsioon paberi peale, kõik rahaasjad paberi peale, mida kulutatakse, mida selleks vaja on, mis ta sisse toob, kui palju, mida. See on selline, ongi kalkulatsioon paberi peal. Eeldatav sissetulek, eeldatav väljaminek, kõik kenasti kirja. Siin alumises reas on karikate 6. Karikate 6 on nostalgia kaart. See võib olla ka mineviku meenutamise kaart. Minu jaoks on ta selline lapsepõlves rändamise kaart, nagu selles mõttes, et mõtetes rändamise, kellegagi kohtumise, kes on sealt. Kusagilt oli võib-olla kunagi minu koolikaaslane, klassikaaslane, võib-olla kooli kokkutulek. Ja see võib olla lihtsalt tänaval kokku saamine, see võib olla ka mingi reis kusagile vanavanemate juurde, et läheme külla nädalavahetusel, midagi sellist. Meenutame minevikku, vaatame ja mõtleme, millal oli see aeg, mil olid talved lumerohked ja rohi oli rohelisem, päike paistis eredamalt. Edasi tuleb siit sauade 6. Sauade 6 on võidupärja kaart. See on tunnustuse kaart. Võib-olla lähetegi kusagile, keegi patsutab õlale, tunnustab teid tehtud töö eest. See võib olla ka see, et mingi projekt lõppes ära ja nüüd on tunnustus selle eest, et saite hästi hakkama selle tööga. Ja viimane kaart on karikate 2. No see on minu jaoks hästi tore kaart, selles mõttes, et see on nagu hingesugulase kaart. See on selline kaart, et võib-olla te seda projekti või seda plaani ei pea üksinda tegema. Võib-olla leiate endale, kui teil veel ei ole, kaaslase, äripartneri. See võib olla elukaaslane, see võib olla armastus, see võib olla äripartner, see võib olla lihtsalt inimene, kellega on hea koos olla. Ta on selline inimene, kellega saab absoluutselt kõigest rääkida, kes mõtleb
samamoodi, kellel on maailmavaated sarnased, kellega on tõesti tore olla, lihtsalt see, et sa tunned, et sa ei pea teesklema kedagi teist. Võid olla sina ise. See on ka imeline tunne, kui sa saad olla sina ise. Ei pea vait olema, kui tahaks rääkida. Ei pea rääkima, kui tahaks vaikida. On millest rääkida, on mida arutada. Ei, väga vahva kaart on see. Mulle ta meeldib. Ma ei näe siin üleüldse ühtegi sellist kehva kaarti. Teil on väga töökas nädal, ma ütleksin, palju mõttetööd, palju planeerimist. Mõelda tuleb kõigepealt selle peale, kas üldse asjaga pihta hakata. Et selline väga-väga tore nädal. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like, pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.